Pensionid tõusevad sel kuul 5,7%, aga kui juurde arvestada maksutõusud ja hinnatõusud, kui palju see reaalsuses aitab? No hinnatõusud on ikka, ma ütleksin, et kohutav. Jah, et hinnad on ikka, ma olen tässä imestanud kohe. Et aga nii kaua, kui ma ikka tööl käin, ma usun, et ma tulen toime. Mujal ilmas on ju kõik pensionid kõrgemad ja vaadates neid hindu, mis on kaupmehed ahned, mis teha, kõik maksud tõust. No mingisugused 40 eurot saan juurde umbes. Aitab välja mingil määral või? No just ikka aitab. Kui saad 740, siis 40 suur raha. Mida rohkem, seda uhkem, nagu öeldakse, aga ikka mõjutab, nii et ei ole hullu. Saab rohkem kulutada, ega muud pole, eks, ja rohkem rohtu osta ja rohkem kõike enda jaoks teha. Alati võiks rohkem olla ju kõik asjaga, saab hakkama. Ma saan see, mul oli tööstaaži 44 aastat ja ma saan 840 või 60, mis ma saan. Et sellega saab hakkama? Jah, saab küll, kahekesi saab hästi hakkama. Normaalne, võib elada. Jaa, mul on keskmine pension ja ma elan muidugi väga tagasihoidlikult, nii et selles suhtes ma ei nurise. No midagi eriti priisata ei saa ja midagi, aga ma olen juba vana inimene, et mul ei ole ka need vajadused nii väga suured. Nii et kui riik on vaene, siis peab sellega rahul olema. Ma ei nurise. Indekseerimise tulemusena kasvab keskmine vanaduspension 817 euroni ja rahvapension 393 euroni. Meeles tuleb aga pidada ka seda, et vanaduspensioniealistel on maksuvaba tulu endiselt 776 eurot. Vanadusealistel pensionäridel, ehk siis need, kes on vanem kui 65 aastased umbes, siis nendele kehtib maksuvaba tulu 776 eurot kuus, iga kuu. Ja see ei lähe alla nagu tööealistel inimestel, kui nende sissetulek on kõrgem. Ehk siis vanaduspensioniealised saavad tulumaksuvabalt 776 eurot. Ja kui nende pension on kõrgem, siis sellest osast, mis jääb kõrgemale, sellest võetakse tulumaks maha. Uus pensionisumma hakkab kehtima aprillikuus ning pension laekub ikka 5. kuupäeval, välja arvatud siis, kui see langeb nädalavahetusele. Tuletan meelde, et kui 5. kuupäev, millal me tavaliselt pensioni välja maksame, langeb nädalavahetusele, siis me maksame tegelikult pensionid esmaspäeval. Need kuud 25. aastal on siis aprill, juuli ja oktoober, ehk siis sel kuul aprillil maksame pensionid välja 7. aprillil, mitte 5. 2025. aastal on pensionite indekseerimise maksumus eeldatavalt 124 557 000 eurot ja indekseeritakse ligi 325 000 pensionäri pension. Oma uut pensioni suurust saab vaadata alates tänasest eesti.ee lehelt.